Hei, tere tulemast Randriluusse. Täna me räägime beach lookist ehk ranna sellistest lokkidest, mis on hästi vabad ja looklevad lokid. Nagu meie modellil siin juba on. Kui tahad näha, kuidas me tegime, siis jälgi videot. Tänaseks teemaks on siis meil messiloob. Ehk siis natukene pikemalt välja kasvanud pooplõikus. Aga ütleme, hetkel modellil meil on natuke lühemad juuksed, aga seda annab kas siis kasutada pikemate juuste puhul. Kuni kohe päris pikkadeni välja, et kuidas kellelegi sobib. Lõpptulemust peaks jääma selline vaba, natukene sasune, veidi nagu rannast tulnud selline look. Ja nagu ikka selliste soengute puhul, siis kõige olulisemad on töövahendid, viimistlusvahendid selleks, et see soovitud tulemus saavutada. Võib kasutada sellised soolaspreisid, kellel on naturaalselt juuksed veidi lokkis, siis see annab kindlasti väga hea just sellise soolaveelse sellise rannast tulnud mulje. Aga minul on siin kuumakaitse, on antigraviti sprei Kevin Murphy't ja lasen siis seda juustele. See annab meile väga hea hoiduse, volüümi ja samas ka kuumakaitse. Seda ei pea palju panema, seda võib panna korrektselt salgu kaaval, et kuidas kellelegi meeldib. Võtame siis sellised erinevate paksustega jaotused. Siin ei ole see oluline, et oleks täpselt võrdselt. Nüüd ainus asi, mis hakkab siin, mis on tähtis, on see, et suund, kuhu poole siis need lokid tulevad, kas nad tulevad niipidi või pigem niipidi. Mina mõtlen, ma tahaksin anda ettepoole sellist kohevust ja et ta oleks kohe eriti selline sasune, siis ma vahetan vahepeal nende lokkide suunda. Nüüd võtame koonustangi. See võib olla selline koonuses või on ka selline pulgakujuline, kus kogu pikkuses on tang ühe paksuna. Kui on pikemad juuksed, siis tasub kindlasti silmas pidada, et juukse otsad ei oleks väga pikalt tangi peal, sellepärast, et kui me niimoodi keerame, siis on näha, et tang läheb otsast kitsamaks ja samamoodi läheb see lokk otsast kitsamaks. Et me saaksime sellise ühtlasema mulje, siis otsajuuksed ei tasu nagu väga kaua hoida selle tangi ümber, sest muidu ta läheb väga selliseks väikseks lokiks ära. Ja sihukese loobi puhul iseenesest on üldse väga osav võtte jätta otsad koolutamata. Ehk siis, kui on selline lühem või osa, siis ma keeran ta kõigest ühe korra ümber selle tangi. Mõned osad jäävad siit välja ja päris otsa pealt jääb ta samuti sirge. Ehk siis ta on selline natukene ebamäärane lokk, mida me nagu saavutada tahamegi. Selleks, et saada see kohevus siia, on kindlasti hästi oluline üritada võimalikult juukse juure lähedale see tang panna. Ja tähelepanu tasub pöörata ka sellele, nagu võib-olla nagu ka siit on näha, et me tõmbasime juuksed siia poole, tangi panime siia ja keerasime juuksed ümber. Ehk siis, kui me lahti kammime, siis ta on veidikene kohevam. See nüüd, kui kaua hoida, sõltub hästi palju nendest kasutatavatest tangidest, juuksetüübist ja kõigist sellistest asjadest, kuid kõige mõistlikum on seda aega arvestada selle järgi, et kui on vähegi võimalik, siis hoida õrnalt näppu juuste lähedal, peaaegu et see tangi peal. Ja kui on tunda, et see kuumus hakkab juustest läbi minema ja läheb soojaks, siis on õige aeg lahti lasta. Sest põhiline, mida me tahame, on, et see tangi kuumus jaotuks ühtlaselt juuste peal. Ehk siis ei ole vaja teda väga palju kärsatada, kui niimoodi öelda. Vaid lihtsalt anda see kuumus siia sisse, sest et kui ta hakkab välja vajuma, siis seda parem on, seda
ebamäärasem see lokk on. Nüüd osad juhid siit ma kuulutan tahapoole. Jällegi ma tõmban selle salgu ette, asetan tangi siia. Näpuga siis võib siit tahta katsuda. Kui kuumus on sellest juustest läbi tulnud, siis on õige aeg lahti lasta. Ja nagu näha, siis otsad on sirged. Ja paneme järgmise jaotuse vastassuunda. Et saada siia tahapoole kohevust, siis võib ülespoole juuksed suunata. Sellega me saame sellise hea tõusu siia kukla peale. Nii, nüüd oleme jõudnud siia esimeste osadeni. Ja need ma tahan kuulutada suunaga tahapoole, et me saaksime võimalikult palju kohevust peale aeda. Jällegi ma tõmban salgu vähekene ettepoole, asetan selle koonustangid siia taha ja siis keeran juuksed üle ja jätan otsad väheke sirgemaks. Siit vahepeal katsudes ma tunnen, kui kuumus on läbi tulnud. Miks mulle veel see kuumakaitse sprei hästi meeldib, on see, et õigemini kogu selle Kevin Murphy toote valik baseerub justkui näohooldusel, mis tähendab seda, et need hooldustooted on võimalikult kergekaalulised, et anda maksimaalset niisutust, kaitset, ent samas nad ei tee juuksed raskeks. Ja see on selliste juuksetoodete puhul hästi oluline, mida oleks võimalikult kaitsev, niisutav ja samas, et just ei võtaks maha seda kohevust. Kuna Kevin Murphy'l on selline mentaliteet, et kasutada võimalikult looduslähedasi tooteid, siis ei ole lisatud siia ka lõhnaaineid ega mingisuguseid selliseid kahjustavaid osakesi. Kõik on sellised võimalikult looduslikud aineosad ja see anti-gravity lõhnafeidi nagu oleks ta meditsiiniline, natukene isegi nagu vanaemakapp, lõhukapp. Aga see lavendli hüdrolüüs, mis on siia lisatud, mis paljude jaoks kõige rohkem võib-olla lõhnaosas esile tuleb, annab sellise mõnusa koheva hoiaku siia. Samuti on siis kõik need tooted sulfaadi ja parabenivabad. Muidugi testite neid loomudega, mis on ka praegu väga tähtis. Kui me tukajõude tahame siia veidikene kohevust saada, ma tõmban need juuksed siia poole, jällegi spreid ja läheme siia poolt. Kui teha tavalisi lokke, siis idee ja teostus on enam-vähem sama, kuid siis tasuks ilusti otsad ka ära kuulutada. Aga mis on kõige olulisem, et saada püsivad ja tugevad lokid, on nende jahtumine. Et me kuumutame selle salgu ära
ent samas, kui on pikad juuksed ja lasta nad tangi küljest lahti selja peale rippuma, siis see aeg, mis nad jahtuvad, nad oma raskusega tegelikult tõmbavad ennast hirgemaks. Siis tasuks nad fikseerida kas klambritega või panna näiteks rullide peale. Ise panen vahepeal natukene juukselakki. See on Kevin Murphy Session Spray, mis samamoodi on hästi kergekaaluline, väga mõnusasti välja kammitav ja samas on sellel juukselaki nõndanimetatud mälu, mis tähendab seda, et nii nagu ta praegu on, see loki sees, kui me ta välja kammime, siis ta siiski tõmbab juuksed tagasi lokki. Kui meil juuksed on nüüd natukene jahtunud, siis me võime nad siis need lokid lahti arutada. Vahele mulle meeldib kasutada Fresh Air Kevin Murphy't, mis on selline kujušampoon. Aga kujušampoon ei ole ainult selleks, et kustutada eelmise päeva patusid ja anda selline värskus juustele, kui sa taha neid pesta või ei saa pesta nüüd antud päeval. Vaid sellega annab väga hästi ka sellist kohevust juurde anda. See selline sasu efekti juurde meile sobiks väga hästi. Me laseme siia juukse juurtele. Natukene laseme tal olla. Ja siis ajame juuksed sassi. Võib ka veel läbi kammida. Siukse laiade piidega kammiga. Aga ei ole otsest vajadust, võib ka lihtsalt näppudega. Natukene siin läbi sasida, kuidas endale tundub, et hästi hoidma hakkavad. Vahest võib tekkida vajadus ka näiteks tuka juures või kuskil mõnda salku üle kuulutada. Et siis võib ka seda teha. Et see lakk siia alla sai pandud ei tee teda ei raskemaks ega tugevamaks. Seda loki osa ta ikkagi kammib välja päris hästi selliseks pehmeks. Meil vaja on. Kõige põhilisem osa on see näpulokkide sättimine. Iseenda tehest oleks kindlasti abiks ka, kui saaks selja tagant näha seda peeglit, aga üldiselt see ei olegi nii väga oluline, et nad oleksid perfektsed, sest see sasuloki põhimõte ongi see, et ta on sassis. Kui on vaja vähekene neid otsa taltsemaks teha, ja võib-olla oleks hea mõte veidikene niiskust juuksesse tagasi anda, siis kasutame veidi juukseli. Minul on siin Kitoko-õli. See on siis ka väga hea kergekaaluline, ta ei ole liiga tugev ja ei tõmba nagu väga palju meil seda kohevust maha, aga me saame nagu vähe konkreetsemaks nagu need loki otsad ja kujud. Ja siis samas ka niiskust tagasi anda juuksele, sest see kuumutamine ikkagi päris palju võib tõmmata seda loomulikku niiskust ära juuksest. Mitte nii palju muidugi, kui me ei kasuta kuuma kaitset, eks ju, aga siiski. See on see väga õigelt kõlama. Jah. Kus ma rappa jääksin? Et mitte nii palju kui kuumakaitset, kui me ei kaasu. Seda lauset taaskuva on peale võimatu. Kuidas selline? Ühesõnaga see ei kahjusta meie juukse otsi. See kuumus nii palju. Ei, ikka läheb rappa. Kui me kasutame kuumakaitset, siis me ei liku oma juukseotsi nii palju kui sellisel juhul, kui me ei kasutaks seda. See on vist loogilisem. Jep. Väga hea. Taga. Selle me jätame sisse. Vähekene veel lakki juurde, et siis seda veel fikseerida.
ja nagu näha on, siis tegelikult see lakk annab hea hoidluse ja toe juuksele, aga samas meil ei ole sellist efekti, nagu oleks kiivelt tehas. Et juuksed on ikka liikuvad, nad on mõnusad, nad on pehmed ja täpselt nii vabad, nagu selline lokisoeng peakski olema. Et kui meil on ikkagi beach look või beach waves, eks ole, siis see ei saa olla selline, mis ei liigu ja vasakule paremini. Ta peabki olema hästi vaba ja vooga. Et põhimõtteliselt neid lokisoenguid võibki näpimajas asima jääda, eks ole. Aga kui tunnen, et on kuskil maal juba midagi saavutatud, siis on tark lõpetada ja minna siis uksest välja. Ma loodan, et see video oli kasuks, et igaüks sai siit omale mõne nipi, mida kodus katsetada. Ja oleks väga hea meil näha, et kui mõni teist otsustab need samasugused beach wave'id järgi proovida, siis äkki postitate pildi meile Facebooki seinale või annate meile kuskilt moodi teada. #RunTheRivuBox, RunTheRivu. Kindlasti me vaatame ja #Boxita näiteks on ka, mida me väga hästi leiame ja näeme. Vajuta kindlasti telli, et olla esimesena kursis, kui avaldame uue video. Ja anna meile teada, kui on veel mingid soenguid või meigilukke, mida sa tahaksid, et me näitaksime. Aga seniks järgmise korrani. Tšau!